ja tahaksin algatuseks öelda seda. Tavaliselt, kui mina tulen kusagile esinema, koolidesse päris palju on kutsutud, ma arvan, et nüüd juba 10 aastat olen käinud esinemas. Ja siis tavaliselt leiab kooli üles väga lihtsalt. Ma lihtsalt jõuan kohta ja siis vaatan ringi sinna-tänna ja näen ära, kus on kool. Kauksi kool on saladus. Kas te teate, et Kauksi kool on saladus? Ja kuigi ma olen praegu ka filmitav, siis te ei leiaks seda üles, kui te ei pingutaks. Ja mina sõitsin natuke varem kohale õnneks, ma teie juurde hiljaks ei jäänud. Ja siis hakkasin sõitma metsa vahel. Ma nägin kokku 6 metskitse, enne kui ma kooli üles leidsin. Pisikese punase kooli ja mul on nii hea tunne, loomulikult aitab kaasa ka see, et kevadne päike, ikka. Praegu mina ütleksin seda, et te olete minu kõigi koolide edetabelis. Ütleks nii halvasti. Ja see on kuidagi selline, minu lapsepõlv tuleb mulle meelde siin, et mina käisin ka sellises koolis, mis oli ka selline pisikene, madal, punast värvi ja kus ka jooksid kitsed seal samas kooli kõrval ringi. Ja siis, kui mina käisin koolis, siis see kool sai 150 aastat vanaks ja oli kogu aeg olnud selles samas majas. Ja ma olen hakanud tasapisi aru saama, et on mingisugused asjad minu elus, mis on varandus. Ja üks, see väga tähtis asi, üks varandus ongi see, et mul õnnestus käia, kes 3 aastat, 1.–3. klassini oligi see algkool ja ma käisin sellises koolis ja tundsin kõiki oma koolikaaslasi ja meil ei olnud seal isegi vett sees. Me ise niimoodi seal külma veega seal lobistasime ja täiesti niisugune taluelu, mida samal ajal Eestimaal eriti paljud minu vanused lapsed enam ei saanud kogeda. Ja ma arvan, et teie koolil, teil on umbes vist 50 last, kes teil siin käib ja teie saate siin käia kuni 9. klassini on vist niimoodi. Teil väga hea. Ma loodan, et te saate sellest aru, olete tänulikud, sest te on üks huvitav teadusuuring, mis näitab ka seda, rohkem kui üks tegelikult. Et inimene õpib olema tänulik. Et siis, kui sa oskad olla tänulik ja märkad midagi väga tänuväärselt oma elus ja seda ütled endale, siis sa saadki õnnelikuks ja edukaks. Ja see üks teine teadusuuring uuris üle maailma tippjuhte, sellised, kes on suured bossid erinevates tehastes, firmades, et mis on neil ühist. Ja selgus, et kõigil nendel oli lapsepõlves palju tegemist metsas. Nad puutusid oma kehaga vastu puid, oma jalgadega vastu maad. Ja see oli väga kummaline vastus, et nad tegelikult see teadusuuring ei plaaninudki midagi sellist uurima hakata, vaid lihtsalt, et vaatavad, kas nad leiavad midagi, et mis on ühist. Ja siis nad uuriti nende lapsepõlve. Ja siis selgus selline asi. Ma arvan, et teil on võimalus. Ärge kaotage seda võimalust. Ja ma kuulsin ühte asja, enne kui ma siin praegu rääkima hakkasin, siis ütles õpetaja, et lülitage nüüd telefoni välja. Ma arvan, et lülitage need telefonid võimalikult palju välja, sest et siin on mitu asja, mida praegu ka teadus uurib ja mida eriti palju lastele ei räägita, aga mina olen otsustanud, et nii kui mina selle endale selgeks sain, et ma just lastele pean seda rääkima ja õpetajatele, kes hoolivad lastest, on see, et telefonid on kahjulikud väga mitmel põhjusel. Telefonides on oma kasu. Mina kasutan ise telefone umbes niimoodi võrdleks seda nagu elektripliidiga. Kui on vaja suppi keeta, panen käima, keedan ära. Sellepärast ma ka muideks ära eksisin siin, et mul ei olnud telefon sees. Ma ei võtnud seda niisugust mugavust, et mul peaks kogu aeg olema telefon sees, et muidu ma äkki ei leia Kauksi kooli üles.
et ma tean seda, et tegelikult on igasugused need signaalid, mis kogu aeg tulevad ja lähevad, nad ei ole tegelikult tervisele kasulikud ja neid võib olla mõnevõrra lasta oma ellu, aga mitte kogu aeg. Ja mina sellepärast elangi maal talus, et mina tahan seda, et mina ja minu laps oleksime võimalikult selles metsaenergias, mitte kogu aeg nendes mobiilimastide ja wifi viljakeste energias. Ja vaata, kui sa oled telefoniga kogu aeg niimoodi kasutad, teed seal midagi, seal on see teema, et sa ei märka muud elu ja sa satud sõltuvusse. Sellest saavad väga paljud aru, ma arvan, on teil selliseid juhtumeid. Seda juhtub absoluutselt igas vanuses. Olen näinud ka vanaemasid, kes satuvad Facebooki sõltuvusse ja nii edasi. Ja teiseks ongi see teema, millest nii palju ei räägita, aga mis on tegelikult sama oluline, on see, mis ta su kehale teeb. Et üks asi on see, mis ta sinu ajule teeb ja teine asi, mis ta su kehale teeb. Ja sellepärast ma mõtlen, et see on pikem jutt ja ma kirjutan praegu ühte raamatut suurtele inimestele ja juba sain aru, minu oma 7-aastane laps ütles, et sellest võib lastele ka raamat kirjutada. Ja ma veel mõtlen ja vaatan, kuidas ma seda asja kirjutaksin niimoodi, et ma peangi rääkima telefonidest ja wifi välja lülitamisest. Ja tõepoolest läbi laste ka emasid, isasid õpetama. Ja samamoodi on mul üks raamat pooleli, kus ma tahaksin lastele seletada seda, et näiteks pakend ei ole prügi. Et kui teil on kodus mingisugused plastpakendid, ärge visake prügisse, vaid et uurige välja, kuhu käivad pakendid, pakendi jäätmekonteinerid või hakake neist midagi ministerdama. Ja ma olen kirjutanud sellest näiteks ka suurtele inimestele raamatu, mis läks väga populaarseks tegelikult teismeliste hulgas. Ja siis ma sain sellest aru, et tegelikult hoopiski tulebki laste ja teismelistega rääkida, sest et vaat, kui sina lähed koju ja ütled, et mis meil siin prügikastis toimub, siis see ema ja isa peavad ju mõtlema hakkama. Ja kui sa lähed koju, ma ei tea, kui paljudel on kodus praeguseks wifi'd, ruuterid. Tõstke käed, kellel on. Kas mõnel ei ole ka või? See, aga palun lülitage need siis ööseks välja. See on maailma teadlaste väga konkreetne palve inimkonnale. Päriselt ka. Kui mina hakkasin seda uurima, seda sama interneti kasutades ja siis vaatasin, et kuidas see on nagu väga konkreetsed soovitused, et lülitage välja, kui te ei kasuta ja vähemalt ööseks. Sest et ega öösel tundub, et mis see magamine siis nagu ära ei ole. Magamine on väga oluline. Magamine on see, et sinu aju tegelikult koristab ennast. Ja kui tal ei ole aega koristamiseks ja kui teda kogu aeg keegi segab ja tegelikult see wifi lainepikkus segab, et võib ka nii mõelda, et nagu koristab, kujutage ette, et on nagu mingi teevõrk ja on vaja vahepeal seda teed parandada. Et keegi ei sõidaks seal tee peal ja see ongi magamine ja unenäod, et ta on nagu teistmoodi kuidagi toimub kõik see parandamine, sa näed unes midagi, eks ole, väga hea, kui mäletad, öeldakse, et siis, kui sa mäletad hommikuks oma unenägusid vähemalt ühte, siis on hästi, et see näitab, et sul on terve uni, et sa oled heas seisus. Aga kui sa ärkad üles väsinud, sa ei mäleta, mis toimub, et sa ei saa nagu kuidagi, ütleme, sellest unenäo maailmast hästi päris maailma. Kas te ei mäletate oma unenägusid? Seda, aga kui ärkate, mõelge selle ja et kas on meeles ja see tegelikult toob veel huvitava teema ja see on see, mida minu küllakutsuja palus, et ma räägiksin, kuidas ideest saab raamat, eks ole. Nagu ma teile juba praegu rääkisin, päris palju on ideesid, eks ole. Ja ütleme, need ei olnud praegu sellised nagu ilukirjanduslike raamatute ideed. Unenägudest tulevad just sellised ideed.
sest vaata näiteks praegu, ma tean, et ma tahan kirjutada lastele mobiiltelefonist, eks ole. Aga see ei ole veel nagu see päris raamatu idee, see on see, et ma olen oma ajule andnud palve. Otsi siit nüüd mingisugune hea idee. Ja tegelikult sel ajal, kui see aju ennast koristab ja magab, ta tegelikult ju saabki seda kusagilt nurgast üles leida. Et kus koha peal ta paneb nagu kokku see, et tuleks selline õige idee. Ja väga sageli need sellised kõige värskemad ideed tulevadki unenäos. Ja häda on selles, et paljud inimesed ei mäleta unenägusid. Mind tegelikult uned väga huvitavad, sellepärast, et mul on olnud häda, et ma magan liiga vähe ja siis ma hakkasin seda teemat uurima ja sain sellest ka aru, kuidas moodi need uneteemad ja looming on nii seotud. Kas te teate sellist inimest, kahjuks on ta juba surnud, nagu on Steve Jobs, väga olete kuulnud, iPhone'i ja Maci ja Apple'i firma ja tema oli ju väga palju maailma mõjutanud inimene ja tema võttis kokku selle tehnoloogia ja disaini teemad ja olen mõelnud, et ei tea, mis ta praeguseks mõtleks, kui ta elus oleks, ega ta see kasvaja suri ära, et ta tegelikult võib-olla oleks ka selle vastu, et wifi kogu aeg sees öösel oleks. Ma arvan nii tegelikult. Aga tema uuris loomingut, tema tegelikult tahtis väga oma selle unenägude, selle varakambriga ühendust saada. Sest kui te vaatate, see uks on kinni, mis teil on siin see tulekindel uks, kus siit saalist välja saab. Et kuskil on see uks lahti korraks, et sa saad sellest unenägude varakambrist, kus on tegelikult kõige paremad mõtted sellesse kambrisse, kus sa mäletad neid mõtteid. Ja see ongi lahti sellel hetkel, kui sa üles ärkad. Ja tema oli üks nendest inimestest, kes hakkas unenäopäevikut pidama. Ja nagu varahommikul üles ärgates, et see oli nagu rutiin, et ta alati pani kirja oma värsked mõtted. Et ta arvestaski sellega, et niimoodi ärgates paber, pliiats lähedal, et siis, kui sa ärkad, et sul ongi see aeg, kus sa natukene oled sellises, ütleme, et see uks on lahti, et sa oled seal kahe vahel, vaatad, mis seal nüüd oli, mida ma nüüd unes nägin, mis see oli, paned kirja ja siis alles sa tegelikult just kärpad üles ja mina olen ka seda proovinud ja see on sageli nii, et need asjad jäävadki juba ripakil, et ega sellest kohe ei tulegi midagi väga ägedat, aga ma panen selle kirja. Ja sealt võivad mitme aasta pärast raamatud sündida. Nii et ma mõtlen, kuidas ma näiteks siia ma teen teile raamatuid vaadata ja et kuidas sündis näiteks meie Eesti raamat. Olete sellisest raamatust kuulnud, ma ei tea, kas Kauksi siia metsa vahele kitsele juurde on jõudnud see, et aasta tagasi oli selline hullus üle Eesti, kus olid need Maxima poed, siis sealt sai klepse ja siis see on seesama raamat, aga nüüd siin on juba sees kõik, panime klepsuda, see on niisugused pildid ja panime mõned uued lood ka ja tegelikult oli nõnda, et ma tukkusin rongis Itaalias, ma läksin lasteraamatu messile ja mul oli võetud paber ja pliiats ja lausa märkmik. Ma mõtlesin, et mis ma nüüd teen, et ma olen rongis ja ma ei taha midagi lugeda, ma tahaksin mingit uut ideed. See oli mitu aastat tagasi ja see oligi, panite tähele, ma tukkusin rongis niimoodi pool unes ja siis ma mõtlesin sellele, et need tegelased olid mul juba olemas, ma ei tea, kas kõik on kuulnud raamatutest kaasas ei ole, aga Marta Varbad, Anna Hambad, Leena Peenar, Kurrud ja lennukiga Lõunamaale. Selline raamatute sari, millel on konkreetselt ühe pere liikmed on tegelasteks. Ja siis ma mõtlesin, et aga tegelikult võiks teha sellise pöörde, et ma teengi lihtsalt Eestimaast läbi selle perekonna. Ja tukkusin edasi ja siis järsku tuli see, et tegelikult üks tegelane
on kõige suurem küsija ja kõige nipsakam, võiks öelda. Tema olekski peategelane. Sest et tema oskab niimoodi küsida, et tekib see kuidagi pinge sisse. Sest et siin raamatus on sees naljakaid küsimusi päris palju. Kus on niimoodi, et mõtled, et peaaegu vaadad liiga ülbelt küsitud või niimoodi imelikult, et see Anna tegelane on kõige parem. See hakkas midagi kirja panema, tukkusin jälle natukene ja siis hakkas järsku poolunes hakkasid need pealkirjad tulema, et sellest, metsavendadest. Ta võiks ju küsida, et kuidas need metsavennad üldse metsa sai? Kas teie teate? Me oleme siin enam-vähem keset metsa, et sõja ajal ja sõja järel elasid mehed metsas. Aga kuidas nad seal metsas said lõket teha? Ja mingid sellised küsimused, ma hakkasin järjest neid kirja panema. Lihtsalt rongis, ma olin 3 tundi rongis Itaalias ja mõtlesin ainult poolunes Eesti peale. Ja sellest saigi alguse see raamat. Alles pärast poole tuli nagu see, et nüüd ma teen ta päriselt ära. Ja siis oligi see, et mulle see Maxima poekett pakkus seda, et kas tahaksid ja meiega koostööd. Ja ma ütlesin, muidugi, et mul on ju kõik olemas, kõik see raamatu idee on täpselt olemas, mis ma teha tahan. Kõik need pealkirjad enam-vähem olid juba paigas. Ja mõned naljakad killukesed olid paigas. Liidia Koidula. Meil oli selline vanaaegne raha Liidia Koidula, olete Eesti krooni näinud. Voot, ja siis seal oli 100 kroonise peal, oli Liidia Koidula. Ja siis see koht oli, mida ma rongis kirjutasin. Et ema seletab, et Koidula kolis Eestist ära ja igatses Eesti järele, ta oli välismaal. Kas ta ei tohtinud tagasi tulla? Tohtis küll, aga tal polnud raha ja ta oli haige. Ja tal oli suur unistus. Ta tahtis, et ta maetaks kodumulda. Palju aastaid hiljem kaevati ta kondid üles ja toodigi kodumulda. Nii jutustab emme. Anna mõtleb. Kas ainult kondid toodigi? Küsid ta siis. Nojah, mida siis veel? Aga kuhu liha jäi? No see liha läks vahepeal maa sisse ja muutus mullaks. Nii juhtub iga inimesega. Ja võt nagu see, mul tuli nagu kuskilt seal poolunes meelde, et ükskord päriselt mul üks laps küsis sedasi, et kondid toodi, kuhu liha jäi. Ja see on nagu selline imelik koht ja samas selline hästi nagu lapselik ja realistlik. Meie suurte inimeste maailmas ei mõtlegi seda kohe välja, et tegelikult tuleks teile seletada, et kuhu liha ei, eks ole, või et see on selline asi, mis nagu seletab midagi ja samal ajal ju ka tegelikult on naljakas. Üks ei välista teist. Kui see sai valmis, see meie Eesti, siis ma olin parasjagu Ameerikas, kõrgel mägedes Colorados. Ma olin 4 kilomeetri kõrgusel. Nii et seal oli, kui ma sinna jõudsin, siis mul kõigepealt tuli paha olla paar päeva, sest et seal on ikka hoopis teistmoodi olek. Ja see oli Eesti Vabariigi sünnipäev. Mina olin selle sama Mariaga seal. Ma sain ühest kohast sellise stipendiumi, raha, et ma sain minna kirjutama sinna mägedesse. Maria käis mul 6 nädalat Ameerika koolis seal mägedes. Ja siis tuli Eesti sünnipäev, Eesti riik, 24 veebruar. Sai 100 aastaseks, et mina olin lihtsalt kuskil mägedes. Ja vot ja siis mina mõtlesin, et nüüd ma teen sellise asja, et ma tähistan Eesti sünnipäeva sellega, et ma kirjutan meie Eesti töövihiku. Maria läks meil kooli ja mina lihtsalt hakkasin kirjutama. Ja see nüüd ei olnud küll unenäoline, see oli ikkagi väga konkreetselt see otsus. Siis ma olin ikka juba päris ärkul. Et nüüd ma teen selle ära. Ja mul ei olnud mitte ühtegi Eesti töövihikut endal seal mägedes. Ja ma tegin lihtsalt oma peaga. Ma olin mingisuguseid Ameerika töövihikuid vaadanud küll. Nagu umbes sellel nädalal. Ma tegin täitsa oma peaga.
tuli selline hästi omamoodi, selline värviline, ilus ja ma tegingi selle, et panin, et igal sellel leheküljel on oma teema. No mõnikord on ühte teemat ka 2 korda. See on meie lilled, siin on meie liblikad ja lilled. Ja siin on siis igasuguseid äraarvamisi ja siis, kui Maria koolist koju tuli, siis ma hakkasin proovima ja siis arutasime veel, mida võiks teha. Ja ma tegin selle tõesti nagu 1 päevaga panin kokku. Aga see ongi mingis mõttes, kui keegi tahab kirjanikuks saada ja kui keegi tahab üleüldse midagi ära teha oma elus, siis mingis mõttes tulebki niimoodi teha, et siis, kui sa otsustad, et nüüd ma teen midagi ära, siis tuleb teised asjad kõrvale panna. Kusjuures ka sageli seesama telefon ja wifi. Sellepärast, et muidu läheb mõte igale poole laiali ja ei saa midagi tehtud. Ja mina olen oma elus niimoodi aru saanud, et vahepeal ongi vaja, et mõte on laiali ja tulevad igasugu uued mõtted ja paned neid kusagile kirja natukene ja mul on sellised segamini sahtlid, kuhu ma panengi need paberitükikesed, kuhu on lihtsalt midagi kirja pandud. Aga siis, kui ma otsustan, et nüüd tuleb midagi ära teha, siis ma keskendun sellele, et ma teengi ainult seda asja ja minule sobib väga hästi see, et ma olen üksinda. Ma arvan, et enamik inimesi tegelikult töötab siis paremini, kui nad on siis sellel hetkel üksinda ja neil on välja võetud siis seesama telefon, internet. Minule sobib maal olla, ma kohe kuidagi tunnen, et siis mul tuleb paremini välja ja siis saab tegelikult vägagi kiiresti asi tehtud. See ei ole üldse, kui ma nagu mõtlen seda, siin on minu raamatud, enamik neist on kiiresti kirjutatud. Et see ongi nagu see asi, et lülitad ühe nupu välja ja siis sa mingis mõttes enda sees lülitad mingi nupu sisse. Ja ma arvan, et see kehtib nagu mitte ainult raamatute kohta, vaid päris paljude muude asjade kohta ka. Et mida iganes te tahate elus teha, et kui te tahate, et teil see idee jõuaks kusagile teoni, siis pange mõneks ajaks teised asjad kõrvale ja tehke see asi ära. Võib-olla mingi koolitöö, mingisugune, ma ei tea, meistriteos, kusagil käsitöö. Eks inimesi kirjalik on erinev. Vaata, seesama hiir püksis on siin, mida ma saan aru, väga paljud lapsed tänapäeval teavad, sest on kusagile hiir püksis lugu on ilmselt minu lapsepõlve lugudest kõige kuulsam. See on kooliõpikutessegi pandud. Ja see on võib-olla Eesti kõige kuulsam hiir, kes minu püksis oli. Võib-olla isegi Miki hiirest kuulsam. Ikkagi Eesti päritolu hiir. Ma kirjutasin selle raamatu 3 päevaga. Ja see on minu sõber Kaja Sepp. Ja me saime kokku koos. Mul oli selline mõte, et kuule Kaja, teeks ühe sellise lapsepõlve lugude raamatu. Algul oligi mõte selline, et me paneme 2 raamatut kokku, et oli nagu selline mõte, et kujutage ette, et ühel pool on üks ja teisel pool on teine. Et mõtlesime, et ega neid lugusid ju nii palju ei ole, et aga lihtsalt paneks, et endal oli selline tunne, et võiks panna nende laste lapsepõlve loomalood kokku. Ja siis me olimegi, muidugi jälle ilma internetita, siis me olime Lahemaal, Kaja vanaema maakodus. Vanaema oli ka seal, jah. Sest nüüd on see vanaema surnud, aga see oli mitu aastat tagasi. Ja siis me lihtsalt olimegi seal, see oli suvine aeg. Hommikul sõime midagi ja siis hakkasime kirjutama. Me kirjutasime küll arvutisse, aga meil ei olnud seal, eks ole, internetti ja meil niimoodi vahel on küll hea, kui on teine inimene ka, kui teisel inimesel on samamoodi plaan, et ta tahab midagi ära teha. Sest et siis ei saa üksi hakata natukene laisklema ja logelema. Ja siis me seal kirjutasime, vahepeal vaatasime, okei, Kaja kirjutab, ma ikka ka kirjutan veel. Siis vahepeal käisime jalutamas, arutasime mingisuguseid asju, sest me kirjutasime samal teemal, siis nagu niimoodi, et arutasime, tulidki meelde, et üks rääkis mingi kassipoja loo, teisel tuli ka kassipoja lugu meelde. Kuigi me ei tundnud üksteist lapsepõlves, aga me olime enam-vähem ühe vanused ja meil oli mõlemal
sellised loomaarmastajad emad-isad. Ja siis me läksime tagasi, kirjutasime jälle ja siis tegelikult oli juba niimoodi, et minu arust teiseks päevaks oli selge, et meil on mõlemal tuleb see raamatu maht täis, et me ei peagi 2 peale seda raamatut tegema. Veel rohkem. Mul jäi pool materjali välja, mul tuli nii paks see asi, et ma kunagi tahaksin teha järgmise osa. Sest et siin on sees minu lapsepõlve lood, aga kui ma juba kirjutama hakkasin, siis ma sain aru, et tegelikult ma tahaksin kirjutada ka oma laste lapsepõlve lugusid, sest et minu ema oli üks paras loomahull ja meil olid kogu aega kassid ja hamstrid ja siis juhtus nii, et mina ise ka olen igasuguseid loomi oma laste ellu lubanud. Ja tuleb hoopiski niimoodi välja, et ma tegin selle 3 päevaga valmis ühe raamatu ja tegin valmis ka järgmise raamatu, need ütleme pealkirjad ja mingisugused sisumõtted. Ja vaadake, kui palju saab ära teha, kui sa paned kõik muud asjad kõrvale ja lihtsalt teed. Et ma julgustan ära tegemist. Siis vaata hästi armas loomaraamat kõigile algajatele lugejatele, kes veel väga palju ei viitsi lugeda. Ma ei tea, kuidas teil siin see esimene klass olete vägevad lugejad juba. Kas loete välja, mis see kirjutatud on? Paharet ja unistaja. Ma olen juba päris palju kiita saanud, et on selline raamat, mida algajad lugejad jaksavad lugeda, et ei ole suurt telliskivi seina ees tähtedest, vaid on täiesti parajad kõike. No siin on juba natuke rohkem seda, aga algatuseks võib lugeda näiteks sellise lehekülje. Jälle Iir. Tere Iir. Kuidas see raamat sündis? Remo Savisaar on üks väga tore fotograaf, keda mina tean juba umbes 13 aastat äkki. Päris pikalt olen juba temaga suhelnud ja olen jälginud, kuidas ta on kogu aeg saanud kuulsamaks. Ta on valitud maailma kõige paremaks loodusfotograafiks. Ta teeb blogi internetis ja tema muide ka on selline, et ta ütleb, et ta saab aru, et internet on vajalik, aga tegelikult ei ole, mis seal on? Remo vaatab Facebookist. Remo vaatab Facebookist tervitada siis, aga tegelikult oskab Remo väga kerasti internetist ära minna, metsa minna. Ja ma vaatasin tema pilte ühel öösel ja siis järsku märkasin, et siin on ju lugu, et nendest rebasekutsikatest ta on neid nii palju pildistanud erinevad, tegelikult ei ole siin ju 2 rebasekutsikat, te saate aru, see on lugu, tegelikult on siin mitme kevade kutsikad koos, aga fakt on see, et rebasekutsikad päriselt ka mängivad peitust, niimoodi nagu nad siin raamatus mängivad, päriselt ka möllavad ja müravad nii, te kindlasti olete neid kassipoegi, on ju, et ega see vaevalt, et siin Kauksi-kandi silma saate. Kas keegi on rebaseকুtsikaid ka näinud? Ongi nii? Vaat see huvitab mind küll ja võib-olla isegi Remot huvitab, sest ega ma tahaks veel temaga raamatuid teha. Ega need samad Paharet ja unistaja, isegi kui need konkreetsed rebased on võib-olla juba ammu suureks kasvanud ja võib-olla on nemad juba vanaemad ja vanaisad, aga Paharet ja unistaja raamatu tegelastena elavad edasi. Ja mul on tegelikult juba olemas ka niimoodi, et esimesel ööl tuli see konkreetne lugu, et ma nägin, et siit tuleb väga äge peituse lugu välja ja siis tuli siia kohe selline huumorivimka sisse, kui ma nägin ühte pilti, et vahepeal nad otsivad üksteist, aga siis nad võivad näiteks niimoodi, et leiavad kedagi teist ja see näiteks see teine arvab, et ta on väga hästi peidus. Tasamaal on peidus, väga hästi ei ole peidus, eks. Ja järgmine tuleb spordipäev. Et võib-olla on tõesti isegi vaja vihjad võtta, et kui teil on siin mingisugused head rebasekutsikad tulemas. Et Remo rääkis seda, et ega kõik rebased perekonnad ei sobi.
nagunii on hästi lühike aeg selleks, et kui nad on sellised nunnukesed ja kui neil on selline aeg elus, kui ema ja isa on nende lähedal, aga käivad kusagil seal metsas hiiri püüdmas ja jätavad need nunnukesed siis omapäi, sest vaat need nunnukesed ei karda inimest. Ja emad-isad ju kardavad ja siis peabki ema niimoodi luurama ja vaatama, millal ta saab nagu seda momenti tabada, et vaatab, ema-isa on läinud, pool tundi on mõelnud aega, hiilin lähemale ja teen pilti. Aga kõik ei sobi, sellepärast, et peab olema ka selline koht, kus on hea valgus, sest muidu ei saada ju häid pilte teha. Sest mõned nunnukesed on kuskil võsa vahel. Neist ei ole nii palju abi selleks, et pilte teha. Ja teine asi on see, et mõned rebased magavad päeval ja tegutsevad öösel. Ja mõnel vastupidi, et vaja leida nunnukesed, kellel on hea valgus seal kusagil uru lähedal ja kes tavaliselt on päeval üleval. Kui te meile sellise leiaksite, see oleks küll tore. Ja see on ainult mõned nädalad, sest siis nad kasvavad juba suuremaks. Ja siis nad juba hakkavad ise, lähevad varsti metsa laiali ja ongi see urd ära kasutatud selleks aastaks. Aga päriselt ka, kes iganes, kus iganes teab mõnda sellist rebase urgu, et võib-olla eelmisel aastal oli, sest see on kevadeti ju, kui nad tulevad need rebase põjakesed, siis palun öelge meile, sest äkki Remo tuleb pildistama. Ja see kiire hiirraamat ka. Hiirtust pole mul rääkinud. Kiire hiirraamat on kõigile neile, kes veel ei jaksa palju lugeda ja kes on näiteks Lotte fännid, on selliseid. Seesama, ma arvan, et tagapingis enam ei ole Lotte fännid, aga võib-olla esipingis on. Ja keskpingis võib-olla mõned ka nostalgiliselt. Eiki Ernits on väga tore inimene ja tegi mulle sellised üllatusi, et pärast mina vaatan pilte ja vaatan, et huvitav, kus koha pealt see Eiki Ernits teadis, et mul selline tütar Maria, kellel on selline pliiats, vaip on mul ka olemas. Aga ta oli seal samas Facebookis minu pildialbumeid mingis vaadanud ja võtnud sealt niimoodi pildimõtteid. Ja Eikist ma tahan ka kindlasti veel kirjutada, et me nagu, ütleme niimoodi, et me rääkisime Eikiga sellest, et kas teeks järgmiseks kassiraamatu, sest et siin on ju tegelikult, ega siis ju kass on ka tore, eks ole. Ja siin on täiesti, ta tegi selle kassis ja päevasel ajal, sest muidu toimub tegevus selles raamatus sellisel sinisel öötunnil. Mõtlesin, et teeks kassist raamatu. Aga kõik ideed, mis mul tulevad, on ikka hiire ideed. Mind tegelikult inspireerib väga, vaadake see koht siin. Hiire kelder. Kuhu siit saab? Ja kassiga õhtu, jah, võib-olla. Siis saamegi kassi ilusti sisse tuua. Ega meil on juba praegu kirjastuses see segadus, et üks raamat on hiir püksis ja teine on kiire hiir ja mis me nüüd siis nagu edasi teeme. Aga äkki peaks pealkirjaks järgmine kord panema kassi kõhtu. Midagi sellist, et selle hiire kuidagi sealt ära saama. Ja nendele tagapidi inimestele ma soovitaksin hoopiski koera raamatut, Alaskat. See on selline raamat, mis räägib noorest inimesest. Minu arust oli nii, et pärast ülikooli esimest kursust, see on üks mann, kes tahtis minna maailma vaatama. Ja tal oli ka parasjagu süda murtud. Tal oli, minu arust oli niimoodi, et läks tal armulugu lörri. Ja tegelikult väga paljud selle sarja raamatud algavad sellest, et on armulugu lörri läinud ja siis tahab inimene minna maailma vaatama. Ja see on kuidagi nagu eriti hästi õnnestunud lugu. Ta läks Alaskale ja kas te teate, kus on Alaska? Ja ma arvan, et tagapink teab küll, kus on Alaska. Eriti hea on selle raamatu teine osa,
sellepärast, et siis ta läks nagu päriselt jääliustikule, mis on eriti karmid tingimused. Sest võib-olla kui siit oleks näha, et siin on see helikopteriga toodi neile toitu, helikopteriga toodi neile inimesed, keda nad siis koertega vedasid, sest tema töötaski koerte eest koerahoolitsejana. Ja helikopteriga viidi ka minema nende WC sisu. No aga seal vett ei olnud, kempsu sisu, ütleme niimoodi. Kaka- ja pissikonteinerid. Ja siis näiteks, kui oli paha ilm, siis ühel korral juhtus ka nii, et ei saanudki seda ära viia. Ja kõik need, kes seal elasid, nad elasid telkides jää ja lume peal. Uusi turiste ei tulnud, ainult nemad ja nende koerad muudkui kakasid edasi. Ja siis tuli keegi piloot, otsustas ikkagi tulla helikopteriga. Siis juhtus üks hirmus lugu selle tünniga. See ei kukkunud neile laagrile pähe, seda mitte, aga sinna laagri lähedale. Ja siis looduskaitse ütles, et selle võib jätta. No vaadake, siin on ka sellist ilma näha, liustikku. Et looduskaitse otsustas, et selle tünni võib sinna jätta, sest ta kukkus kusagile sellisesse kohta sinna liustiku mägedesse, kus teda kätte ei saanud. Aga kui te mõtlete, et miks üldse tuli need asjad sealt ära viia, see ongi seesama looduskaitse. Ja et nad pidid selle tagasi viima linnadesse, et neid liustikke nagu hoida. Ja üldse väga äge raamat. Kõik, kes armastavad koeri ja kõik, kes armastavad seiklusi, siis sama soovitan seda raamatut. Ja kellele see minu alguse jutt korda läks, kus ma räägin ikka sellest loodusest ja hoidmisest. Vaat see on nagu see roheliseks kasvamise raamat, ma mainisin. Kirjutasin suurtele raamatu, arvasin täiskasvanutele ja siis pärast selgus, et tohutult palju fänne tekkis teismeliste seas. Nüüd on see raamat juba 12 aastat vana, tast on ta mitu trükki. Ja igal juhul ma tunnen seda, et ma soovitan seda raamatut ja on uhke, et see raamat läbi minu sündis. Ja siis see teine, kas te teate sellist meest nagu Valdur Mikita? Ma arvan, et tagapink võiks küll juba ta lugema hakata, et tema on selline Eesti rahva südametunnistus ja see on tema kõige lühem ja kõige valusam raamat. See Eesti looduse kannatuste aastad. See räägib just sellest, mis toimub Eesti metsaga. Kui mina lugesin seda selle aasta jõulude ajal, siis ma tundsingi, et ma pean midagi tegema, niisugune ärevus tuli sisse, et ei saa lihtsalt ainult lastele kirjutada, vaid peab ikka rohkem suurtele ka kirjutama ja siis ma isegi kandideerisin Riigikogusse, et veel rohkem saaks rääkida seda kõike, mis on tähtis. Et kuulataks ja võetaks tõsiselt ja see esipink, kui te kasvate natuke, siis lugege ka seda raamatut. Ja sellega ma vist praegu lõpetan. Aitäh kuulamast ja ma loodan, et tulen tagasi siia Kauksi metsa sisse. See on küsimus.